Just, tere siis kõigile ka minu poolt. Olen Jaana Holmar Tervisetehnoloogiate Instituudist ja Infotehnoloogia teaduskonnast ja tutvustan siis meie instituudi tegemisi nii teaduse vallas kui ka siis õppe vallas. Ja kuna erinevate meetmete fookusvaldkonnad on seotud ka tervisetehnoloogiatega, siis ma loodan, et tänane ettekanne võib-olla tekitab mõningaid ideid, kuidas just meie instituut ja ka meie teaduskond Tallinna Tehnikaülikoolis võiks ka olla partner erinevate teadus-arendusprojektide osas. Ja et need ideed saaksid sündida, siis ma usun, et tulekski alustada siis enda tutvustamisest. Ja kontaktandmed tulevad siis ettekande lõpus. Aga meie instituut on siis instituut, kus on meditsiinitehnika ja digitaalse tervise ehk e-tervise kompetentsid ühendatud. Me teeme nendes aladel innovaatilist teadus- ja arendustööd ja pakume õpet nii magistri kui doktori tasemel, et meile saab ka tulla tavadoktorantuuri, aga ka tööstusdoktorante on meil päris mitmeid. Ja meie missiooniks on siis ühendada tehnika- ja meditsiinialane teadmus inimese hüvanguks ja pealine tegevusvaldkond meie instituudil on tervis, aga eks seda saab väga laiendada ja praktiliselt ju kõik valdkonnad on kuidagi tervisega ühendatavad ja inimestega nii siis. Ja siin on meie struktuur, ehk siis meie instituut on lüli haiglate ja ettevõtete vahel, et meil on väga hea koostöö erinevate Eesti haiglatega, aga ka haiglatega väljaspoolt, ka ülikoolidega väljaspool Eestit ja ka Eesti sees. Meil on hea koostöö meditsiinitehnika ettevõtetega, aga see koostöö ei peaks piirduma ainult meditsiinitehnika ettevõtetega ja selleks ma olen ka siin. Ja meie instituut jaguneb siis 4 rühmaks või 4 keskuseks laboratooriumiks. Üks on siis biomeditsiinitehnikakeskus, üks on biosignaalide töötluse labor, üks on kardiovaskulaarse meditsiinikeskus ja e-meditsiinikeskus. Ja meie instituut kureerib 2 magistriõppekava, üks on meditsiinitehnika ja füüsika, mis on eestikeelne kava, ning e-meditsiinikeskus kureerib siis ingliskeelset magistriõppekava nimega e-health. Ja nüüd ma hakkan tutvustama instituutide uurimisrühmasid ja nende kompetentse. Et esimene uurimisrühm on siis sensortehnoloogiad meditsiinitehnikas, seda uurimisrühma juhib professor Ivo Fridolin, ja selle uurimisrühma kompetentside hulka kuuluvad ureemiliste toksiinide eemaldamise jälgimine reaalajas, ehk siis optilised meetodid vedelike analüüsiks, võiks kokku võtta. Siis isikustatud ja targa töörõiva loomine, siis algoritmide loomine aktiivsusmonitoridele, erinevad koormustestid, mis selleks on vaja teha ja signaalitöötlus, ning kõnetuvastuse rakendused nii meditsiinile kui ka tööstusele. Et kõigepealt siis sellest dialüüsiravi optilisest monitooringust. Dialüüsiravi on siis neeruasendusravi, mis siis aitab puhastada inimese verd, kui inimese enda neerud sellega enam hakkama ei saa. Ja see on krooniline protseduur, mida haiged siis läbivad 3 korda nädalas, 4 tundi korraga. Ja selle ravi kvaliteeti hinnatakse üldiselt vereanalüüsidega. Aga vereanalüüsid on kallid ja ka patsiendile koormavad, ka meditsiinilisele personali koormavad ning need tulemused nende vereanalüüside kohta ei saabu ju selle protseduuri ajal, vaid hiljem, nii et käesolevat protseduuri ei ole võimalik kuidagi mõjutada või parendada. Ja meie ülikooli instituut on siis selles osas appi tulnud ja töötanud välja monitori, mis suudab monitoorida dialüüsil kasutatavat vedelikku, kuhu siis need toksiinid ja mürkained verest eemaldatakse
ja seda vedelikku on võimalik siis optiliste meetoditega jälgida ja välja arvutada, kui palju erinevaid mürkaineid ja milliseid mürkaineid on selle protseduuri jooksul välja viidud, kui stabiilne see protseduur on ja kui efektiivne ta on. Et iga dialüüsi käigus on tegelikult võimalik seda ravi hinnata. Ja see meetod on siis rakendatud praegu ühe ravimeetodi jälgimiseks, aga ma näen, et selle instituudi kompetents on ka vedelikke, mingeid teisi vedelikke analüüsida. Ja me oleme välja töötanud siis optilise dialüüsi monitori, mis siis võimaldabki reaalajas kõiki dialüüsiprotseduure jälgida. Sama rühm on tegelenud ka aktiivsusmonitoridele algoritmide loomisega ning koostöös Boschiga oleme loonud nende nutikale kellale siis algoritmid selleks, et jälgida energiakulu ja väsimust. Samuti on sensortehnoloogiat uurimisrühm töötanud välja targa töörõiva. See on siis töörõivas rasketesse ja riskirohketesse töökeskkondadesse, ehk siis näiteks naftaplatvormidel töötajad või ka kalakasvandustes töötajavad inimesed. Et see tark töörõivas võimaldab siis kõnetuvastust, ehk siis kui töötaja soovib teha mingit raportit või midagi kirjeldada, ei pea ta tegema märkmeid, saab otse rääkida ja see jõuab skriptina märkmetesse. Sellel on kukkumisdetektor, asukoha tuvastamine ning ka aktiivsuse jälgimine. Et kas see kukkunud inimene, kas ta liigutab, ei liiguta, kuidas tema füsioloogilised signaalid on ja näitajad, et seda kõike see tark töörõivas võimaldab. Seda on ka piloteeritud meil ja on kasutuses. Ja viimane asi, millest ma tahaks selle rühma juures rääkida, on siis automaatne kõnetuvastus. Et klassikaliselt see sai välja töötatud radioloogidele, aga näete eelmise slaidi pealt ka seda, et sama tehnoloogiat on võimalik rakendada ka kasuliku või targa töörõiva juures. Ja see on siis tehnoloogia, mis võimaldab radioloogidel otse märkmed, mis nad muidu lugesid diktofoni ja keegi, kas siis nemad või sekretär, selle hiljem ümber tippis, teha see jutt sinna diktofoni otse skriptiks. Ja see kõnetuvastustehnoloogia on siis kasutusel igapäevaselt nii PERHis kui Tartu Ülikooli kliinikumis. Järgmine uurimusrühm, mida juhib Maie Pahman, tegeleb siis aju bioelektriliste signaalide mõõtmisega, ehk siis mõõdab aju elektrilisi signaale ja nende kaudu nutika signaalitöötluse abil tuvastab mentaalseid häireid, tööstressi või keskkonna poolt tekitatud muutusi sellesse signaali. Ja see uurimusrühm on siis välja töötanud ühe spektraalse asümmeetria indeksi, mille kaudu on siis võimalik objektiivselt hinnata inimese depressiivsust või mittedepressiivsust. EEG mõõtmine käib siis järgmiselt, inimesele pannakse pähe üks müts ja mõõdetakse tema ajukoore elektrilist aktiivsust ja need signaalid on ka siis toodud siin ja meie teadlased suudavad neid signaale niimoodi töödelda, et näiteks välja arvutada nendest signaalidest see sama spektraalse asümmeetria indeks ja selle kaudu hinnata, kas inimesel on depressioon või ei ole, ning seda varajaselt siis hinnata. Et mitte, et me ei tahaks asendada arste, aga see on üks objektiivne lisavahend arstile diagnoosimiseks. Ja sobib ka, miks mitte töökeskkondadesse stressitaseme ja varaste depressioonisümptomite kindlaks tegemiseks. Järgmine uurimusrühm tegeleb meil hüpertensiooni ja ateroskleroosi diagnostika ja ravitehnoloogiate uurimisega. Seda uurimusrühma juhatab professor Margus Viigimaa
ning nemad siis pulsilaine kaudu suudavad hinnata veresoonkonna olukorda, seisukorda ning ennetada sügavate veresoonkonna probleemide ja haiguste süvenemist ja samuti nad teostavad hemodünaamika uuringuid ja kõrgvererõhu tõveravi ning hindavad arterite jäikust, et tuvastada siis varaseid veresoonkonna probleeme juba. Samuti on välja töötatud siis seade, see on ka mitteinvasiivne, analüüsib pulsilainet ja selle põhjal on siis võimalik hinnata veresoonkonna olukorda. Neid katsetusi tehakse ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Ja nende 3 uurimusrühma üleselt on siis meil see magistriõppekava, mille nimi on meditsiinitehnika ja füüsika. See on 2-aastane interdistsiplinaarne õppekava, mis seob siis infotehnoloogia, füüsika, bioloogia ja meditsiini. See on 2-aastane kava ja see kuulub IT-teaduskonda. Ja lõpetaja saab endale nii tehnikateaduse magistrikraadi kui ka siis esmase biomeditsiini inseneri kutse. Ja käesolevast aastast on see kava sessioonõppes, mis peaks võimaldama siis töötavatel inimestel seda kava paremini läbida. Ja viimane uurimusrühm, mis on meil e-tervise rakenduste ja teenuste uurimusrühm, seda juhib professor Peeter Ross ja nende kompetents on siis tervishoiu digitaliseerimisega seotud infotehnoloogiliste lahenduste arendamine ja personaalmeditsiiniga seonduvad küsimused. Selles keskuses, e-meditsiini keskuses, töötavad väga erineva taustaga inimesed, mis on ka eduks kindlasti oluline ja lisaks, et nende enda taust on erinev, tegelevad nad ka väga erinevate sihtrühmadega, nii tervishoiuteenuste osutajatega, infotehnoloogiaettevõtetega ja ka teiste haridusasutustega. Ja suundadeks on tervisevaldkonnas ja meditsiinis kasutatavad andmemudelid, e-tervise teenused ja ka kasutajad ning nende kasutajate tugede hindamine ja rahulolu. E-meditsiinilabor viib läbi erinevaid teostavusuuringuid ja osaleb erinevates, sealhulgas ka Euroliidu projektides. Selle labori kureerida on siis e-tervise magistriõppekava, ehk siis e-health, see on ingliskeelne õppekava ja siin slaidil on toodud siis esimese ja teise semestri ained ning ka erinevad teed, kuidas selles kavas lõpuni minna. Et selle kava lõpetajad on väga erinevate profiilidega, see kava on väga paindlik vastavalt sellele, mida see õppija väärtustab või kuhu ta tahab oma õppeteel jõuda. Ja e-tervise õppekaval toimuvad ka häkatonid, mis tähendab seda, et 2 päeva jooksul siis tudengid rühmadena lahendavad mingeid probleeme ning mõned nendest probleemi lahendustest on ka jõudnud rakendustesse. Et üsna edukaks on sellised rühmatööd kujunenud. Ja see on minu poolt kõik. See oli meie instituudi kiire ülevaade. Siin on minu kontaktid, ka meie koduleht, kus saab täpsemat infot nii eesti kui inglise keeles ja julgelt soovitan kontakti võtta. Nii et aitäh!